Aitäh, head päeva! No nii, no terve! Oleme täna siin Apramäel siis. Et täna siis lähme matkale. Orienteeruma ka vaatame. Et täna mul ka siis asju kaasas. Et siin taga on mul siuke seljakotikene. See on siukene saadav seljakotikene. Et ja siis on mul siuke asi täna kaasas. Kõige korralikum see sang ei ole. Aga see on siis veepudel. Ja seda ma teile pärast, kui ma matka ära lõpetan, ma näitan ka kindlasti. Et mõningaid asju on mul veel. Ja kes siis teab, mis kohaga tegemist on? Keegi mäletab seda kohta või? Mis või? Kemen! Jah, see on see peldikuse jooksmise teema. Aga davai. Et ootame ära, kuni see algab ja 11 hakkab. Davai. Need on need kolmerattalised mootorrattad. Nii, kaardike on siis siukene. Siuke kaart. Suur kaart. Kõik on ära märgitud. Need on siis punktide kaardid, et igas punktis on siis mingisugune tegevus. Et esimene punkt on meil tegelikult siinsamas. Siinsamas selle majakese juures. Ja me vaatame, mis tegevus meil siis seal on. Et ma olen ühe teise inimesega praegu. Käime siin koos. Nii, küsimus number 1 siis linnud. Apramäe loodusmaja lindude söögimaja juures. Loege ise. Kõnnime siis järgmise punktikese poole. Ma arvan, et see on see sama putka, ma tõenäoliselt arvan. Järgmine punkt. Siukene. See on siis siukene kanister. Viskame siit maalt, vaatame, kas saame. Ma tegelikult ei tea, kuidas see käib, aga... Ei saanud. Proovi. Ei saanud. Liigume järgmisse punkti. Paistab juba seal pool olevat. Ka väga-väga ilus. No vaadake neid aksi lihtsalt. Kellegi helkur on siin. Põõslis siin samas. Ei, see on küsimus. Poja otsimisrõõm peab ka jääma. Muidu on nii igav. Nii. Siin jäljed lähevad. Jäljakesed reedavad. Lähme siis otsime. On jah siukse kavala koha peal. No talvel on jäljed, mis reedavad hästi. Kui üks läheb, siis jälg on juba maas ja... Aga muidugi võid sirsu soho ka jälgidega minna. Nii. Tormikindlus. Me ei pea ju kirjutama. Kuusk. Mäind. Siis on siin see.
mis ta on, see sarapuu on siin. Ei ole tormikindel, tal on need juured on nagu, ei ole sügavad. Ei, Männil on muidugi. juured sügavad. Ei küsiti, mis puuliike näed siin lihtsalt. See teine küsimus oli ka, et... Ja siis kirjutab puuliigid ära. Kuusk ma kirjutasin. Kuusk, siis see mänd ja sarapuu. Kängu ja vihmavarju kuusk. Vihmavarju kuusk või? Kängu jäänud. Lund läks kraasse. Kas leiab punkti üles? Seal on. Jah. Täitsa õige. Ma mõtlesin äkki. Nii, maasiku kunst. Skulptuuri. Sellest kaitsvaatsa. Võtame lund peoga ja pigistame asja kokku. Nii. Teeme mingi tulnukas ja ja ei, nii. Kohe vaatan siin veel. Midagi meisterdada. Mis huvitav seadeldisse teil on? Kas tohib? Kaamera Ma hoida. mõtlen see, mis hoiab kaamera. Statiiv on see. Kust te sellise ilusa statiivi saite? Ise tegin. Oi, kui äge. Ma ise tegin siukese asja. Ja mul on tegelikult jalad ka olemas. Aha. Et siukene reklaamikene on nüüd üleval. Nagu öeldi, on kindlasti rajaga takistusi. Ja nagu näha on juba esimene takistus meil siin. Et nüüd on siin kaks võimalust, kas üle roomata või alt roomata. Rooman siis kuidagi. Oota, kuidas ma siit lähen üle. Ma ei tea, kuidas ma siit lähen. Ringiga vast ei lähe. Ma läheks alt ikka. Ma vast lähen alt, jah. Ma ei tea, vatikele vastu peab. Hopsti, sain üle. Või alt, läksin alt, roomasin läbi. Siuke värk mul, jah. Et mis ikka oleme järgmise punkti poole, kuskil siin raja peal peab see punkt olema järgmine. Et kaugel peaks 24 punkti olema. Et siin on see Peedumaate peaks olema. Next point. Ehk järgmine punkt siis. Siuke loodus siin. Võrratu lihtsalt. Nii, sildik 5 siis karust. Ülesanne oli siis jah unis näoga siis. Okei, aga davai. Peta siin mingi radake on sisse tambitud. Nüüd lähme järgmise punkti poole. Üritame minna. Siin on... Sa näed? Peaks siia saama jääma põhjuselt. Siin peaks kohe rada olema ka. Teised rannivad ka siin. Nii et siuke värk. Siin on hästi palju alakukkunud puid. See on kihvt. Ja sinna jääbki punkt. Seal juba inimesed on. Järgmine värk on siis mingid seened siin. Et loeme siin läbi ära. Nii, siukesed seened siis. Kännupess või mis ta on. Siin on 2 erinevat. Siin on ka mingi seen. Ei tunne lumelõhna. Proovi, vaatame, vastame ära siin. No nii, nüüd tuleb siuke raske maastik. Siin on kaigas, siit on alt ära läbi roomata. Ja nüüd me siin roomame ja ronime. Et hakkame nüüd ahvideks siis. Karud ei ole. See on väga huvitav mängumaa meile tead. Tuleks seda magamagi keeraks ja magama ära. Siia kuskile puu alla. Oleks nii huvitav ju. Ainult siis, kui öösel kokku kukub, siis oled laipma all. Nii et noh, kõige parem taja on ju. Vahti kõik huvitav koht siuke. Siin all magada oleks. Varjul on olemas kohe. Nii, siit ronime üle. Nii, vanna paks hakkab nüüd ronima. See on huvitav koht. See on juba varjul on olemas ju. Puhas varjualune. Ohoh, siin on tulearustusmaterjali ka, kuulge vaadake. Siukest.
vaatame. Sihuke märja. Ei tea. Ma vaatan, võtan natukene tulekoristamisel tegemismaterjale ka siit kaasa. Siin on üks suur puu, aga seest on pehka materjali. Lähme vaatame, kas saame kätte ka siin. Kohati liiga pool meetrit rondi. Et siin sees on pehka materjali, kuivu ka. Et seda saab samamoodi tuledega kasutada ära. Siuke pehka. Natuke kuivastada. See on põhiliselt ajamine ja kõik olemas. Opa, siuke pulk. Siuke suur pulgakene. Sama on ka samblik väga hea, kui ta on kuiv. Läheb nagu vana püst põlema. Võtame nüüd kohe põpsti ja aitab küll. Et seda saab ka hiljem sööstada, siis läheb sädemiga hästi kergesti põlema. Kui kivi ja rauaga lööte, siis läheb väga kergesti ka sädemiga hõõguma. Samamoodi läheb ka sööstatud natt. Nii et me vaatame võib-olla mõnikord. Teeme siis seda sööstatud puitu ka. Järgmine takistus. Et nii takistus ikka siin on. Siit lähevad inimesed on kõrvalt ka läinud, aga me läheme siit. Mina lähen vähemalt siit kõrvalt. Või siit üle. Siit võib lihtsalt üle minna. Siin on astud ja aste jõuamist jõpud alla. Et ops. Ja siit saab ka üle minna, aga ei hakka siin ronima. Lõun koti ka veel ära siis. Nii metsa uuendamine. Et seadust lugedes leiame plää, on ju, loege ise. No nii, siin on nüüd mingi mäng, aga siin on ka mingi soolapid siukse tekstikene. See on huvitav. Et siin on siis mingi soolapid. Siin tundus jah olevat, siin on näete vesi ka. Siin on isegi vesi, siin on isegi inimesed tatsanud, ma vaatan. Ei tea, mis on siit soolapi pealt otsinud on. Aga siin on üpris märg näha on. Isegi vajun natuke siin. Siin on sootaimed kausad. Aga no siin on üks märgistus ka veel täht või midagi sellist. Aga vaatame, mis see siis on. Soolapi proovis siduda all näidatud juhiste järgi meremehe sõlme ehk rehisõlmi. Nii, oota, ma panen siia selle kaamera siia otsa, siin võiks hästi filmida. Proovime, kas ma siis õnnestub. Nii. Siin on mingi asi lahti täitsa. Et siin on tegelikult need tuleks lahti võtta vist kõik. Igaks juhuks. Paneme nad lihtsalt siia niimoodi. Nii, läheb siis risti esimesena. Siis läheb nagu nii. Siis nii. Siis nii. Siis nii. Siis nii. Ja siis tõmbad vist kokku. Siuke värk. No selle ma panin siia niimoodi, et ära ei kukkus need nöörid siit. Ära ei kaoks. Siuke värk peaks sõna. Ja siin on nüüd järjest minek. Vastame oma kummikutega ei lenda siit alla. Et see, kellega ma olen, see jääb ka pärast meile selle laagriplatsi või sinna laagriplatsi sinna söögi tegemisse. Et vaatame, kus me teeme lõkke üles tõenäoliselt. Tahaks pigem lõket kui pliiti raisata, et mul on ka pliit igaks juhuks täna kaasas. Ja vast ei pane suuskadega siit alla, tead. Ei meeldi, ma räägin kummikut ja seda on kummikut ja seda natuke libedad. Et kes mäletab, siis me siin käisime kusjuures tegelikult. Et tuleb meelde, mulle täitsa meeldib praegu. Ristikuused ehk see, kus me lugesime. Et ma vaatan, kas ma seal videost leian siukse koha üles. Et see on siis see parkla, mis ma rääkisin teile. Kanagi seal videos, kui me kevade poole käisime. Et paneme sealt korraks ühe klipi sisse ja vaatame. Siin on järgmine silt. Siin on ka mingid paikad ees. Autosid on isegi siin. Väga huvitav. Aga mis see siis meil on siin? Kui seda kaamerat jälle keerama. Ristikuused. Ristikuused olid meie esivanemate puukultuurse märgisteks. Matuse rongi möödumisel lõigati kuuse sisse kadunud mälestuseks mõne pool ka selleks, et kadunu või pääseks koju käima rist. Nüüd kasvavad selles kohas nende kuuskede järglased. Seisame ühel Vapramäe 3 tipust jääl õhes settinud materjalist
kuhjunud Ossi harjal, laskudes vaid korraks, et ületada risti läbi Oosi rajatud Peedu maantee ja Kerikmäe kohal taas tema harjale tõusta. Luht siis. Seal on peldik, jooksesid, tulen siia. Nii, hernem ka lõkkepõtka. See halbpõtka. Peldik. Seenapunkt. Nii, asutus. Jätan teid ukse taha. Pole teil vaja siia tulla. Pole siia asutusse teil vaja.